pärast jah ülikooli, ma enam ülikooli ajal ja pärast ülikooli ma tööl ei käinud, ennem seda oli ma viimased tegemist. Aga see ei tähenda, et ma oleks ilma tööta istunud käed ripakin, sest et mind mitte keegi ei tea üle. Keegi mulle niisama raha ei andnud. No jah, raamatust ka ei andnud põrsale. Jah, tegelikult. Kes selle sa kirjastuse taga? Ausalt öeldes... Või seda ei tohi rääkida? Ma arvan, et selle taga on Kaur Kenderi rahakott ja seda teevad need inimesed, kes teevad, eks ole, kes toimetab, kes Kaur Kenderi rahakott, kust ta seda raha saab siin? Mina ei ole ta käest küsin, kust ta selle saab. Ausalt ei ole ja ei hakka ka kohti küsima. Seda kutsu järgmine kord siia Kaur ja küsi, kust ta saab oma raha. Olavi Rütlasega siin koos. Nad on tugevad pankulist sõbrad, kes oskavad öelda, millesse investeerida. Ma arvan, et tal on ikkagi mingid investeeringud, sest et mingi mõndani vahet ta sõidab ja mingid asju ta ajab ja aega tal ka sugugi ei ole nii kohtavat palju raha, et kuigi see mulje võib väljapoole jääda. Eestlast huvitab ikka teise inimese rahakott. Nüüd on kõik küsitud minu rahakoti järgi, minul on selleks kuuks võin teile öelda mul 200 eurot ja pole kuskilt, see tuleb juurde. Just, mis on nii. Nii et ma saan selle kuu läbi. Selge. Ei, no see on kuidagi täiesti ju, ütleme, päris tõsine teema. Selles mõttes, et kui sa nüüd mõtled selle peale, et sa tahaksid olla siuke nagu, kuidas öelda, siuke professionaalne kirjanik, siis noh, et ja pühendadagi ennast sellele kirjutamisele, nagu ma aru saan, ja vaadates seda, mida räägitakse või kuulates seda, mida räägitakse, et see tuleb sul nagu hästi välja, et põhimõtteliselt see ei anna sulle ju tegelikult mitte mingisugust nagu võimalust või. Et see kultuurkapitali, see stipendium, mis seal on, ja see no selle ühe korra saad, teine kord ei proogi saada. Jah, et see mingi poole aasta kaupa. No aga mis ma ikka ette muretsen, eks ole? Ega siis see muretsemine ei tee ju paremaks. Ma vaatame päev korraga. Vaata linnukest aasal. Ja mul on laps, teine laps ju ka varsti, 2 aastat ma pean teda veel üleval. Ma arvan, et nii kaua ma veel jaksa. Ma veel kohe ei ole kokku kukkumas vaesuse ja vanaduse koorma all. Ja ma mõtlen lihtsalt seda, et see on väga nagu tõsine asi. See on tõsine asi, aga... Me paneme tegelikult mingis mõttes oma teatavad sellised professionaalsed loovisikud, nagu näiteks need samad kirjanikud on ju tegelikult amatööri staatusesse. Amatöör tähendab ju seda, et see ei ole sinu põhitöö. Et põhitööl sa teed midagi muud ja siis sa kirjutad. Teate, ma ausalt, et ma olen õnnelik selle üle, kui niigi hästi on läinud, et muidu poleks ju sedagi. Ainuke asi, see haigekassa probleem on küll, aga teatud vanuses hakkab see nagu veits nagu närvidele käima, et tahaks nagu arsti juurde minna. Et sa pead kogu aeg selle erakorralise meditsiini osakonda koolida? Ei, ei ole külastanud, lihtsalt kogu ootan, et meil on see insult infarkt tuleb, et kui nad siis lapivad mind igalt poolt mujalt ka kokku, kui vaja on, et päris vist maha kärvata ei lasta, aga sellega on jah. Et ma vaatasin seda kultuuridokumenti ka, et seal oli ikka ainult võib-olla ja kui ja siis mingi summeerimine. See on see 2020. Nad proovisid nüüd vastata vist täna hästi palju Facebookis liikus. Vastuseid juba on, ma neid lugesin. See oli päris ikka huvitav, et see on 2016 vist räägiti mingitest asjadest. Jaa, aga see on see, et see, kui sul on, kui sa oled nagu, ma ei tea, nii palju artikleid kirjutanud, keegi ei ole, et sa selle pealt on nii palju sotsmaksu makstud, et sul tuleb nagu miinimumpalga jagu kokku. Aga ma küsin su käest sellist, kas sa ei näe siin praegu antud momendil, et meie loomeliidud on täiesti hambutud? Täiesti mõttetud nagu mingis plaanis. Mina nagu võtaksin ära sealt Karl Martin Sinijärve hetkega, leiaksin sinna mingi majandusharidusega tegevdirektori, kes paneks selle asja tööle. Ma olen esimest aastat sukeldun nii-ütelda kirjandusmaailma. Ma kardan neid kultuuriinimesi nagu tuld. Nii et selles mõttes, et mul puudub igasugune ettekujutus sellest süsteemist. Miks sa neid kardad? Miks ma ei peaks neid kartma? Nad on ju sellised... Halvad. Austes Silviad ikkagi nagu ilmustas päris korralikult. Ma arvan, et nad nagu praegu veits nagu vaatavad, et äkki ma ei ole nii hirmus ja nii ohtlik ja siis... Aga ega siis ei ole lihtne niimoodi kuskilt matsti sisse hüpata jalal uus latti. Varem või hiljem tekib ju see küsimus, et teine raamat ilmub ka ja... Ja ta tekib, aga ma hakkan ja siis võiks juba Kirjanike Liitu astuda ja... No jaa, aga mis see liit annab, ma ei tea, sest tuleb uurida, kas sest on mingit kasu, sest niisama teha. Ma jah, neid igasuguseid funktsioneerimise pooli nagu
ei oska ja ei ole vaadanud. Ma olen lihtsalt vaadanud seda, et nii palju või vähem, aga kuskil käinud ei ole, ikka päris vähe nüüd, siin esinemas või nominentide või mingitel õhtutel kuskil ikka mõned on ette tulnud, et võib vaadata küll, et 10 inimest on ebameeldivad, aga 2 inimest on jube toredad. Ja siis minu meelest on see juba niisugune tohutu puit. Et 10 kultuuriinimest on ebameeldivad. No ütleme niimoodi, et jah, et võib-olla kõik ei meeldi või vaatad, Okei, ma pärast küsin su käest sama, kas ma olen nagu, ma isegi ei taha praegu. Aga iga kord saaden mulle uue sõbra ja see on midagi vähe. See on selge, et sellest ma ei ole kultuuriinimene ka nii, et. Ma arvan, et see Tallinna ja Tartu kultuurielu on vist ka väga erinev. Ilmselt. Nagu kõik on erinev Tartu ja Tallinna vahel. Siin on ikka Tartu rahu. Te olete nii tuttavad ja lähedased omavahel, aga Tallinna on ikkagi kuidagi nii suur ja mina ei ole isegi peaaegu et Tallinna. Ma põhjust ma elan nagu maal. Ma elan Pääskülas, mul on niisugune hästi väike barakk maja, hästi koleda räämas aiaga ja siis kükitan ja ma satun linna võib-olla kord 2 kuu jooksul, ma seda kesklinna. Mis meil on, seal on ju ümberringi pisiksed majad, pisiksed aiad, väike külapoe moodi pood kogu külas. Nagu teil siin. No ega seal Tartul ja Tallinnal väga vahet ka ei ole, et selles mõttes, et lihtsalt kogu, ütleme, selles mõttes, et kogu elu toimub Tallinnas, on ju. Et kui sa tahad kirjanduses ennast teostada, siis on nagu mõistlik Tallinnas olla, kui sa tahad süvamuusikas teostada. Mul on nagu tunne, et kõik kirjanikud elavad Tartus. Ei ole. Oskad sa mõnda head kirjanikku siit nimetada? No Vadi ja siis vist Afanasjev ja kes need seal olid. Afanasjev ei ela ju tegelikult kui Tartus. Minast on Tallinnas tagasi. Ta oli siin vahepeal. Ta kuulub sellesse Tartu noorte autorite koondisse nahkina. No ühesõnaga ma ei tea. Vadi ongi ainukesena, kes on nagu siuke ära pähe. Ülejäänud on ju kõik täiesti. Ilm on Tartu saare. Nojah. Ma ei tea, mul on tunne, et teid ikka on siin igasugused. Kaplinski on meil. Kaplinski on metsas. Kus metsas? Tartu piiris sees. Suvila või see on metsas? Mina tunnen Tartu kirjanikest nagu varasemast tähtsmida, kui Tasujat, et tema on Tasuja ka vist enam ei ole väga. Ta on siin praegu täiesti siin. Ta oli Tallinnas ainult mingi paar kuukest, aga resideerus natuke aega siin minu onnis. Ja siis see Joanna Elmanit tunne. On jutu teisiklikumat. Noh, ütleme jah, tore on, et kõik Tallinnas on head kirjanikud. Et aga me oleme nüüd, jah. Nüüd ma saan aru, et see teine on juba olemas, et see 3. idee on ka juba olemas või sa nagu tegelikult väga ei kiirusta või? Ma arvan, 3. tuleb jälle jutukogu ja need jutud tulevad nii nagu nad tulevad. Seda ei tea kunagi. Aga kuidas moodi need tulevad, ma ei tea? Või on tulnud? Head jutud tulevad ikkagi nagu vältselgest ajast. Selles mõttes, et ei saa üldse aru, kus nad tulevad. Et sa lihtsalt istud arvuti taha ja kirjutad nagu kohe hetkega valmis. Ja pärast teed lihtsalt natukene vaatad üle. Seda küll. Aga peaks olema sundust ka ennast seda üles kirjutama või on see nagu... Hea jutuga, ma ei tea, kuidagi nad ei vaeva. Nad tulevad lihtsalt. Aga seda pikka asja kirjutades ma küll sundisen ennast töötama nagu pidevalt nagu mingi ja väga raske on. Väga raske on eriti selle tõttu, et seekord mul ei tule nagu Kajarit toimetama, et ilmselt mul sisulist toimetust seetõttu üldse ei ole. Kajar on hästi õivatud ja kui ma tahaks nagu sellest välja anda, siis ma võiks arvestada, kui ma Kajarit jääksin ootama, siis see veniks aasta edasi. Et ma natuke kardan jah seda uut asja. Võib-olla räägid enda kirjanduslike heistustes ka, et ma saan nagu siit mõned asjad juba jooksid läbi, näiteks Eesti kirjandust rõõmustab. Eesti kirjanduse kohta ma nagu ikkagi väga hästi ei oska sõna võtta. Ma olen vähe lugenud. See nüüd kindlasti on väga hea, et sa nagu raamatu välja võtsid, et mingi liks ajahetkel sa hakkad lihtsalt Eesti kirjandust lugema päris palju. Ma juba loen. Ma olen juba mitu aastat loen, sest et Martinile saadetakse raamatute arvustamiseks, siis need jäävad. Mulle saadetakse nüüd
nüüd isegi Sirp ütles, et kas ma kirjutaksin neile, et nad on oma mingist hirmust üle saanud. Ma olin loomulikult nõus. Tõesti väga meeldivad raamatud. Ja ma arvan, et see pole selle eesti kirjandusele häda midagi. Selles mõttes, et ma olen ikka väga halbu asju lugenud. Noh, ütleme siit naaberrahvaste kirjandusest, ma nüüd ühtegi nime ei suuda ütelda, sest nad on nii keerulised kõik või noh, mul ei ole nii hästi meelde läinud, aga just nagu mingid see raamatud, et ma vaatan, loen natuke, vaatan, et oi või hirmus, siis loen, et see on saanud mingi Põhjamaa preemia ja selle preemia ja selle preemia. Aga ikkagi nagu ütleme, et eesti kirjandus võib-olla mõned nimed, et ilmselt nagu ma ei tea, kas seal romaanis, proosas, luules. Mida te ennast kiusate? Vaata kaasaegseid. No võib ka surnud autoreid. Tammsaare. Kuule ausalt, Võrgupõhja uus vanapagan on peaaegu kõige parem raamat üldse. No mitte kõige parem, aga ta on ikka päris geniaalne raamat. Sisu on punktiline, vääriline. Idee nagu mõte. Jah. Noh, ütleme nii, et mõni autor mulle ei meeldi, kes on üldiselt nagu väga tunnustatud. Ja ma vahel isegi ei tea, miks ei meeldi. No Kadi mulle nüüd hästi meeldib, aga ma ei ole ta lugenud ühtegi tervet teost, ta ainult juhte, mis on olnud Vikerkaares. Ja need on mulle meeldinud. Issand, mida ma olen nüüd viimasel ajal eesti kirjandusest lugenud? No see ei ole eesti kirjandus, mulle väga meeldis see Rainer Janši see Valgustunneli lõpus. See ei ole ilukirjanduslik teos, aga noh, ta on omamoodi isiklik, mulle meeldivad isiklikud asjad. Ta kirjeldab seda aega, millest ka minu järgmine raamat nagu räägib, see 90-ndate see täiesti metsikut jah, aega. Ja paljud asjad, nagu kui sa näed, et keegi teine mäletab neid samamoodi või siis nagu tunneb, et noh, et ei ole ainult minu peas niimoodi need asjad, et oligi nii. Väga meeldis. Okei, väliskirjandusest. Aga Juhan Smuul. No Juhan Smuul on hea kirjanik. Ma olen lugenud mitte nüüd, ütleme mingi hiljuti, aga olen lugenud ilmselt kõiki tema asju, võib-olla mingeid luuleraamatuid, võib-olla mitte, võib-olla poemist Aarimine. Ja ta on kahtlemata ikkagi ääretult andekas inimene. Ja ta ei ole ka tüüpiliselt ilukirjanik, eks ole, ta on noh. Kas ta kirjutas selle poemi Stalinile ka või? Jah. Võt seal kuidagi rääkisid, et ta õed oli baptistid ju. Jah. Ja seal kuidagi on räägitud sellest, et põhimõtteliselt, kui see Stalin nüüd asendada millegi, siis midagi, on nagu baptisti kood nagu. Jah, on küll räägitud. See on nagu kirjandusteadlaste rida, et kuidas nad seda kõike teevad ja ma väga loodan, et nad jõuavad selle nõukogudeaegse kirjanduse ja kirjanike taasavastamise ja kirjandusluku sisse kirjutamisega, jõuavad. Et nad pikapeale jah, saavad sellest krambist üle, sest kindlasti on see väga palju väärt kirjanikke. Uus põlvkond tuleb, lihtsalt hakkab tegelema sellega ilma nende eelarvamusteta. Aga väliskirjandusest? Teate, mulle meeldivad kõik raamatud. Nagu päriselt. Et ma ütlen, et nüüd, kus ma olen hakanud arvustama, siis nüüd ma saan siis nagu teada, et mulle kõik raamatud ei meeldi, kuna mulle antakse lugeda ka väga halbu raamatuid. Too mingi halvast raamatust näide. Näiteks see sama, mis ma siin kirjutasin sealt Kultuur R-is, mulle esimese raamatuna visati kätte mingi niisugune klots, mis selle pealkiri oli? Reelika tänapäev oli kirjutatud, ei, mitte tänapäev oli kirjas, Reelika lootus. Võib-olla on varjunimi, loodame, et on. Ma kirjutasin päris kurja arvustuse, aga lõbusa. See oli hästi mingi kohutav mõtetussopakas lihtsalt. Tegevus toimus Ghanas. Ja meenutas kõige rohkem filmi Crocodile Dundee või midagi nõudest, et seal oli nagu hästi palju igasuguseid bandiite ja ilusaid mehi ja ilusaid naisi ja koledaid mehi. Igaüks võib ju oma emotsioone välja valada raamatusse, eks ole, siis võib ju see ei ole probleem, ainult et kas seda loetakse pärast. Ei, no ma arvan, et loetakse ikka, ainult et ta oli isegi nagu sellise kerge kirjanduse kohta ikkagi väga mõnest kirjutatud. See
aines pole tähtis. Tähtis on ju see, et see ikkagi nagu natukene omaksid mingisugust kirjanduslikku võimekust ka seda ainest kirjandada. Et jah, mul ei ole selliseid suuri lemmikuid, et mul on lihtsalt väga hea meel, et ma ikka leian raamatuid, mis mulle väga meeldivad, et noh, ma lähen riiuli juurde, võtan sealt midagi ja võib juhtuda, et iga 10. raamat mulle väga meeldib. Kas on mingid lemmikud näiteks, et mille puhul sa tõesti noh, et on nagu, ma ei tea, noh, mul on näiteks ütleme, et on Pelevin, et seda ma nagu ostan, üks ta puha, millal ta tuleb. Ei, mul ei ole niimoodi. Mul ei ole niimoodi, et nagu Kunnusel, et ma räägiks ainult Dostojevskist ja Kunderast või ma lihtsalt nagu... Ei, ta vahepeal oli Spengler ka. Ma täna võtan need koju endale. Et jah, et ma loen ka vaheldamisi igasugust sihukest raskemat kirjandust ja siis jällegi mul on ikkagi põhiline see, et ma ei jõua isegi oma loominguraamatukogusid läbi lugeda, et ma just nagu vahepealt neid puudu olnud aastakäike soetasin omale ja mul on neid ikka nii palju lugeda, et ja siis kui tulevad mingid arvustamise raamatud vahele. Mul on kogu aeg on mingi raamat kuskil kaasas ja siis kui jõuad, siis loen ja paar raamatut. Selles mõttes oli hea sind täna siia kutsuda, et sul rong on väga hea teema. Jah, ainult jah. Ma praegu näiteks väga tunnen puudust sellega, et ma jalgrattaga käin tööl, et kui ma bussiga käisin, siis ma sain kuus kuskil 20-30 tuuled läbi lugeda niimoodi külma kõhuga. Võtab muudkui ja sõber Sven Kivising saadab neid sealt jumalikest ilmustust, sest mina muudkui loen ja tähti mõnus. Noh, et aastas kuskil 300. Aga muidugi jah, see on ikka tõsine probleem, et tegelikult võiks ikka nendel inimestel, kes tahavad lugeda, võiks olla nii palju raha lugeda, et jaksaks poest kanda rahatada. Mida me nuriseme, et isegi ei müüda raamatut. Need, kes tahaks osta raha. Noh jah, teine asi on muidugi see, et kui vaadata seda, mis toimub nende hindadega, et selle mõttes, et ma olen kuidagi avastanud, et mul ei ole ka nagu eriti raha, aga mul on neid raamatuid juba päris palju seal kodus vedelemas, et noh, kui sa ikka saad juba mingid raamatuid seal 1 või 2 euro eest, on ju. Et sa pead ootama, kuni need tiraatilikud ja nagu need rihmakile. Et ma mäletan, et lemmik oli mu see kommunismi tõus ja langus, kui paks tenniskivi maksis 1 euro. Ma ostsin 10 tükki neid endale. Aga ma selle esimese teose ostsin 35 euro eest. Nüüd on niuke lugu, et mul on jäänud 10 minutit taksoni, ma käiksin WC-s. Ja. Siis ma teeksin ühe suitsu enne veel oma 3-tunnist retke. Jah. Aga enne me anname sulle üle mingid asjad ja ma teen pilti. Meil on mingi kingitused. Õudselt kahju, ma niimoodi kiirustama pean, aga noh, mis siis teha? Aga meil ongi viimane üritus, siis ongi nagu... Jah. Tempokas. Oi, ma tõusin püsti, ma istun maha. Jaa, istu maha. See vaataks mingi kingitus. Ja siis küll ei tea. Aga kas ei ole mingi kilekoti varianti? Kilekotidega ma läheks kergemini kui selle karbiga. See luun ja võrksus, see kinnistuks. Te ju ise oma puandit nagu niipelda hoiata. Teil seal segamini tuleb nägu. Ma tahaks oma neid koomid. Nii valige sealt siis ühe sõnaga. Mind tugevdada seda alla. Ja muidugi, teades, et sa tegeled raamatute arvustamisega, andsin eelmine aasta välja sihukese raamatu. 2 näidendit. Okei, pane mulle kuidati. Näita meie poole ka. Seda võib saada Nad on kerged ju. raamatupoest. Karp on. Nii, pane sulle ette. See on väga liiget. Igatahes suur aitäh selle eheda raamatu eest. Mulle väga meeldib. Tõesti sellised tunded, et kuidas võib selline noorepoolne inimene teada nii täpselt. Ma ei ole väga noor, kui ma ütlesin, et poeg varsti 30, siis see tähendab, et noorsest on hästi kaugel. Aga jah, mul on hea meel, et te kutsusite ja kui keegi veel midagi tahab kiirelt küsida. Keegi peale. Kiirelt ei saa. Anname teile vaba. Lappa vaara, nii et... Keegi peab juhtima seda.